alustame siis järgmise Veiko Garaaži saatega ja täna on garaaži sattunud Priit Rinken ja Priit tegeleb kullaga ja Priit asutas vist või ma ei tea, kuidas see asutas ja tegi kontori Taveksi, mis on Eestis teatakse seda Tavidi nime all, kontori Londonisse ja nüüd Priit ongi enamus aja Londonis, aga suvel vahepeal käib siin Tallinnas ka ja siis astus garaažist läbi. Siis mõtlesime, et räägime kullast natukene. Aga võib-olla sissejuhatuseks, et Priit, et räägi natukene üldse, et kuidas sa sinna kullani sattusid, et kas sa kullaga tegelema, et kas sa kuidagi juba lasteaias teadsid, et tahaks kullaga tegeleda või koolipõlves või kust see üldse tuli, kuidas sa sattusid sellisele teele? Jaa, tere. Tere. Jutt täitsa õige, mis sa räägid, et olen nüüd seda Tavidi kaldkriips Taveksi asja seal Londonis peaaegu 4 aastat juba ajanud. Et eks see ole selline huvitav asi on, millest me võime rääkida, aga kulla juurde sattusin ma tegelikult täitsa juhuslikult, et tegelikult ma taustalt olen pigem selline arvutiteadlane, füüsik üldsegi. Aga käisin ükskord, käisin sõbraga lõunat söömas ja siis ütles, et oi, näed, vaata selline huvitav ettevõte nagu Tavit otsib endale mingit väga spetsiifilise taustaga inimest ja siis kandideerisin sinna ja tehti väga pikad intervjuuprotsessid, kestsid vist Eesti mõistes väga isegi erakordselt, vist tehti 8 ringi intervjuusid. Vau, sellist ma ei ole kuulnudki isegi. Niimoodi. Äge. Tehti suured kampaaniad olid ja siis lõpuks lihtsalt vaatasin, et nii palju vaeva nähtud ja tuli välja, et osutasin sinna valituks, et siis kukkusin nagu poolkogemata sinna sellele alale sisse ja nüüd olen mis ma olen seal juba 8 aastat kokku, 7 sai vist just tegelikult see 7 aastat just täis, et nüüd olen päris põhjalikult sellega tegelenud, et 3 aastat olin kõigepealt siin Tallinna kontoris ja siis nüüd 4 aastat Londonis, aga tegelikult kullaga mul tegelikult on nagu kokkupuudet ikka varem olnud, et ma ei tea, mul kuidagi tundub, et nagu inimesed või minul perekonnas on niimoodi, et mingite tähtsündmuste puhul nagu kingitakse asju, et ma ei tea, kui laps lõpetab kooli või mina lõpetasin gümnaasiumi, siis mulle ka ema kinkis ühe sellise untsise kuldmündi. Ma ei osanud sellest midagi arvata, panin selle kappi. Ilus vaadata, esialgu oli lihtsalt, ma arvan. Ja ma panin kappi ära, ma vaadangi seda, ma teadsin, et ta on olemas ja on seal kapis ja ta on ikka veel seal kapis olemas tegelikult ja et raha on nagu ümbrikus 18-aastasele nagu naljakas kinkida, et ma lähen ostan õlut selle eest, aga siis see oli seal kapis ja nagu investeering. Ja siis tegelikult on seda nagu nipet-näpp, et ma olen vaadanud, et seda kingitakse nüüd nagu päris palju nagu tähtsündmuste puhul, võib-olla ma olen seal alas nii palju sees, et ma kõigile soovitan, et see on hea asi kinkida. Aga siis nagu see oli nagu esimene kokkupuude, ma pakun sellega. Ei, tõepoolest jah, et mul eile käisin sõbra sünnipäeval ja siis tegelikult tänapäeval inimestel on kõik asjad on ju olemas. Mida sa kingid siis inimesele? Mingid, ma ei tea, ongi raske. Et kuld on alati mingi tore asi ja jääb nagu alles ja jääb meelde ka. Ja tal on võib-olla see, et kui paned ümbrikusse, ma ei tea, mis see viisakas number, mida kingitakse tänapäeval on, et paned selle ümbrikusse, ta võtab ümbrikusse välja, paneb rahakoti vahele, et siis see on nagu unustatud, aga ja et see on ikka tore, et on, aga see, kui sa paned ta natukene sellise lävend, et seda ära kulutada või ära likvideerida natukene kõrgem, et pead kuhugi ära viima, siis on võib-olla hoiad kauem alles. On jah, et ma tean, et laste, kui on need mingid 10-aastaste tüüpide sünnipäevad, et siis pannakse mingi 15 eurot vahepeal, 20. Et niimoodi kingitakse, aga see läheb nagu väga kiiresti kuhugi kerisele nagu läinud. Käid korra restoranis ja on otsas juba. No just. Kuule, aga siis oled ju täiesti kulda väärt mees, ma mõtlen, et kui sa 8 etappi läbisid ja sind valiti välja, et see on ikka nagu väga vinge. Ja sa oled 8 aastat ka vastu pidanud, mis tähendab seda, et järelikult see kuidagi õnnestus õigesse kohta jõuda.
see on, vaata, tegelikult on Ameerikas hästi tavaline praktika ka vist, et käiakse, et need finantsettevõtted ei otsi ärikoolidest neid mingeid inimesi, vaid nad lähevadki, võtavad sealt reaalteadustest võib-olla rohkem, et otsivad sinna matemaatikuid ja aga sul oligi füüsika, mis sa õppisid? Jah, et mul on niimoodi, et ma bakalaureuse kraadi tegin füüsikas vist tõesti ja mul on nagu kõrvaleriala on infotehnoloogias ja magistrikraadis küberkaitses üldse olen õppinud. Et nagu arvutiteaduse taust, aga numbrid on alati meeldinud ja nagu paljud, kes niimoodi satuvad, et liiguvad sealt matemaatika, infotehnoloogia alalt liiguvad sinna ütleme pangandusse või rahandusse, need ütlevad, et põhimõtteliselt on alati numbrite kokkuliitmine on samad numbrid ju põhimõtteliselt, ei ole vahet, mida sa Excelisse kirjutad lõpuks. See on tore jah, et kui on selline, kuidas ma ütlen, reaalteaduste taust nii-öelda, et see on ka tänapäeval vist räägitakse, et ülikoolis õpetatakse igasugust nagu sellist tarbetut ideoloogiat tahetakse ka inimestele pähe, et see ajabki pea sassi. Et aga siis, kui sa oled õppinud neid mingit sellist päris asja, eks ju, siis on nagu peas on ka valitseb selgus ja sellised inimesed on tööturul ka võib-olla paremini saavad hakkama. Võib-olla jah, et matemaatika on kontrollitav, et see ei sõltu sellest poliitilisest tuultest, mis tolle hetkel nagu puhuvad võib-olla. Just. Aga kullaga seoses, et mina sündisin siia maailma veel nõukogude ajal ja siis ma tahtsingi rääkida, et on nagu igasugused erinevad riigikorrad olnud ja meil on ka, et kuigi öeldakse, et oi, et ei siin, ma ei tea, nüüd on euro on väga kindel, eks ju. Et siis üsna lühikese aja jooksul, et minu vanemate eluaja jooksul on olnud vist, ja ma praegu ei teagi, mingi 4 või 5 rahareformi nii-öelda. Ma tean, et 60-ndatel oli vist mingisugune ja ütleme, kui me mõtleme lihtsalt nagu Eesti plaanis, eks ju, siis vahepeal kaotasime iseseisvuse, enne iseseisvust oli ka vist paar erinevat raha ja see kõik on kuidagi mingi selline nagu täiesti pöörane ja siis ongi see, et küsimus, et kus seda väärtust hoida ja sina oskad paremini rääkida, räägi üldse, et kuidas seda kulda on nagu maailma ajaloo jooksul või kuidas seda on kasutatud ja rahasüsteemides ka, et kuidas oskad niimoodi väikest ajaloolist ekskurssi teha? See on väga suur küsimus niimoodi, aga ma tervet maailma ajalugu kindlasti ei oska rääkida, aga mul... See on okei. Jah. Aga kullaga on, kusjuures see on, me ise kasutame, nagu kui me omavahel jutustame, et see on see, et seda tihtipeale nagu nimetatakse investeeringuks, ta ongi investeering, et sa võtad oma mingil moel teenitud raha ja paned mingisse varasse, mis ei ole raha põhimõtteliselt, kui me ostame aktsiaid, teeme samamoodi. Aga mida me nagu kullaga, me omavahel räägime ja seda sellised eksperdid ka räägivad, et kullaga sa väga palju rikkaks ei saa, et ostad kulda ja ostad kui sa ostad mingi võimendamata lihtsalt tavalist kullatükki, siis selle hind on suhteliselt stabiilne võrreldes muude varaklassidega. Et sa otseselt nagu rikkaks, et sellesse investeerides väga nagu rikkaks ei saa. Aga see sõnavalik oli väga minust väga asjakohane ja sa vist oled selle kohta natukene lugenud, et see raha väärtuse hoidmist ta suudab päris hästi teha. Et minust väga hästi illustreeriv näide selle kulla kohta on see, et vanasti kasutati sellist näidet, mis mul, ma ei tea, kas see on nagu 100% asjakohane praegu on, et 1 untsi kulla eest saab osta rätsep ülikonna ja see oli, ütleme, tõsi alates, ma ei tea, mina oskan mõelda 20. sajandit, alates 1910. aastast umbes, et tahtsid osta, lähed rätsepa juurde, ostad ülikonna, siis oli unts kulda, maksis $10, siis ta oli kulla tagatisega, et $10 münt oligi 1 unts kuld, 1 unts, nii et ta oli 1 metalli väärtusega, siis said rätsepa juures ülikonna teha. Praegu
ma ise kahjuks rätsepi ülekond ei kanna päris, aga arusaam on selline, et kui praegu maksab üks unts kulda umbes 2900 €, et sellest saab väga hea rätsepi ülekonna. Ma arvan küll, ma ka ei kanna, aga ma kujutan ette, et võiks saada. Minu arust nagu parem näide on selle kohta, et Eestis saab ühe untsi kulla eest väga hästi elada 1 kuu. Jaa, see on ka päris hea, jah. Ma mõtlen, kas $10 eest oleks saanud millalgi, oota, mis oli 910, jah. 910 võib-olla oleks saanud ka, jah. Ma ei tea, mis see väärt, jah, võib-olla oleks. Ma ka täpselt nagu ei tea. Ma arvan, et leiba oli vaja osta ja mingi sükest asju, et saad hakkama küll, ma arvan. Saad hakkama, aga ja praegu on ka, et see kulla hind, praegu on inflatsioon on väga suur teema ja see elukalliduse tõus on päris suur olnud viimase mõne aastaga, aga see kulla ostujõud on ikkagi suhteliselt täpselt nagu, et ta on natukene, see unts kulda on alati olnud üle Eesti keskmise palga natukene. Jah, unts on kui palju grammides? Nii, unts on, tavamõistes on unts on 28 grammi, aga väärismetallide puhul kasutatakse Trooja untsi ajaloolistel põhjustel. Väga huvitav, ma isegi ei teadnud, et siuke asi Trooja unts on olemas. Ja see on siis 31,10347 grammi. Okei. Aga see mul lihtsalt tuli meelde füüsikaga seoses, et see unts võib ju kaaluda ka erinevates kohtades eri nagu kaal võib olla tal. Et ma ütlen, et kui ta on kuskil ekvaatoril, siis on maakera on lopergune. Et kui sul on nagu palju kulda, et siis maakerast teed ühe kaalumise ja siis sõidad kuskile Londonisse, siis seal võib olla kaaluda, mis ta kaalub siis natuke vähem või? Ei, rohkem võib kaaluda. Kuidas see pidi see töötab? No jah, vabandust. Ma võin sulle selle garaaži ekskurss. Ma võin selle ka sulle ära seletada, et me oleme ühikud valinud kaalul ja massil oleme ühikud valinud sellised, et need on numbriliselt kattuvad. Kui me arvestame, et on maakera see kiirenduskoefitsient on 9,8, kui see vaba langemisel see kiirendus on 9,8 meetri sekund ruudu kohta, mis annab nii-öelda kaalu, millega töötavad meie kaalud, küll on hea rääkida ikkagi reaalteadlasega. Aga numbrid on, aga mass ja kaal tegelikult on erinevad asjad. Ja, vabandust, my bad. Okei, esimene viga. Ma võin alati rääkida. Üks saade mul oli elektriinseneriga, siis ma sain niimoodi mingi 5 või 6 korda sain vastu näppe, kogu aeg panin mööda midagi. Aga jah, sellepärast see kilogramm või gramm on vist nüüd, varem olid need etalonkerad, aga nüüd ta vist defineeriti mingi arvu räni aatomitega. Vau, see nagu, aga see tähendab seda, et on vaja ka mingit erilist ju mingit mõõduaparatuuri, mis üldse seda suudaks tões nagu kaaluda, et see nagu sellise köögikaaluga võib nagu mööda minna. Jah, aga seal oligi, varem oli see, et tehti kuskil Šveitsi laboris tehti, nagu ikka neid teste tehakse, aga siis tehti Šveitsi laboris tehti valmis etalon kilogramm, saadeti üle maailma laiali ja siis kõik ülejäänud kaalud, kõik ülejäänud kilogrammi need vihud tehti selle ühe etaloni järgi. Aga nüüd me läheme natukene kaasaegsemas maailmas ja see tundus nagu vanamoeline, et me nüüd ühe mingi palliga, mis on kuskil kaaluvihiga, mis on ükskord valmis tehtud, et see võib ju ka oksudeeruda või midagi, et see tundus vanamoeline, siis nüüd tehti see definitsioon ümber. Okei, no selge. Igatahes need, kes asjadega tegelevad, et nad teavad. Tavainimese jaoks on see selline kosmos. Natukene pole ka väga oluline vist. Ma arvan, et jah, et me kõik saame umbes aru, et maakera peal on kilogramm, 1 kilogramm, mis on siis mingi arv neid molekule, näitab kaalu peal 1 kilogrammi ja ma arvan, et see on piisav. See meie jaoks on nagu täitsa elamiseks piisav. Just. Okei, aga ma jällegi mõtlen nüüd oma kogemusest tagasi, et lihtsalt oma elukaare peal ka, et kuidas et millal ma üldse hakkasin aru saama, et nagu raha väärtus muutub, et ausalt ma pean tunnistama, et ma olin nagu päris rumal olnud oma elus, et ma arvan, et mingi esimesed, ma ei tea, 25 aastat oma elust ma ei mõelnud üldse selle peale, et mis on raha väärtus, või et kuidas nagu raha
no mõtlesin, et raha on see ja siis mingid asjad lähevad kallimaks ja ongi kõik, bensiin läheb kallimaks ja siis on nagu halvasti. Aga see, et üldse hakata mõtlema selle peale, et siis mul on tunne, et siis inimene peab ikkagi iseennast nagu mõtestama kuidagi ajas ja siis tal peab olema ka midagi olemas, et tal peab olema mingi vara, et mingi asi, mille pärast ta üldse nagu muretseb. Ja siis mina arvan, et nagu rohkem ma hakkasin üldse mõtlema selle peale, et kui mul lapsed tekkisid, siis mõtlesin, et sündisid, mis et ei tekkinud. Et tuli lapsed, sain lapsed ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et tegelikult, et ma peaksin nagu kuidagi nende eest ka muretsema, ja siis ma pean nagu ette mõtlema. Ja siis hakkadki mõtlema selle peale, et aga et see raha ei ole ju üldse mingi hea asi, et see raha, kui sa seda hoiad, et siis see nagu kuidagi haihtub õhku ära. Ja sellepärast ongi nagu, ma arvan, et mingi viimase võib-olla 10-15 aasta jooksul see ongi võib-olla olnud kõige suurem avastus minu jaoks, mida ma tegelikult oleksin võinud nagu palju varem teada. Aga mul on jälle hea meel, et ma saan oma lastele seda palju varem seletada. Absoluutselt. Ma ise olen seda mõelnud, ma ei tea, mina käisin koolis, alustasin, kui ma olin 90-ndate keskel ja mina mäletan väga hästi, et meie kooli puhvetis maksis, kohvisai maksis 30 senti ja 30 senti, mitte siis eurosenti, vaid kroonisenti. Ja ja see kuidagi tundub, et friikartulid ketšupiga maksid 2 krooni. Ja et see tundus, et et kui oli nagu palju taskuraha saada, et siis oli nagu, et ostsin endale friikartuleid. Aga 30 senti kroonides, see on tänapäeval, vist võeti need raha, see võeti käibelt ära ju. Jah, et ka kunagi tulevastele kuulajatele mõtleme ka, et siis kui keegi kuulab 10 aasta pärast ja võib-olla on sündinud alles 10 aastat tagasi, eks ju, et siis võib-olla inimesed ei teagi, et siuke asi nagu kroon oli vahepeal. Et rubla sai otsa ja siis tuli kroon ja krooni vahetuskurss ametlik oli vist niimoodi, et 1 euro oli 15,6 krooni alguses. Täpselt nii, jah. Ja 30 kroonisenti tähendab siis 2 senti. Et see on jah mingi täiesti pöörane, et sellise asja eest saab midagi osta. Jah. Aga praegu ei saagi osta vist, et mingid väikesed mündid üldse kaotati ära, vist võeti käibelt ära. Täpselt ongi, et nii väike raha enam ei ole, otsustadki, et nii väike summa enam pole raha, et nüüd peavad kaupmehed selle summa võrra üles või alla ümardama. Ja siis ma mäletan veel seda, et kui tuli Eesti Vabariik, siis vahepeal oli inflatsioon oli 1000% ja siis minu vanatädi oli kogunud oma elu jooksul mingi tohutu hulga rublasid, eks ju. Ja siis põhimõtteliselt see terve nagu eluteenistus nagu haihtus õhku. Või ma ei tea, lõpuks sai mingi, veel kuidagi jooksis vist poodi, sai mingi külmkapi, aga siis mingi, see ei ole ka nagu enam nagu suur väärtus. Täpselt nii, jah. Et niimoodi. Aga kui küsida niimoodi, et hea küll, et maailmas siis et kuld on ju käib, sellise maksevahendina ikkagi väga vana asi. Et millal on üldse teada, et millal, ma ei tea, kulda nagu on kasutatud esmakordselt või, aga miks kulda? Jah, seda miks kulda, ma seda võin sulle, seda ma hea meelega vastan. Ajalootunnis ma kahjuks, nagu ma siin lootsin, et ma oma jutuga enne, et ma matemaatikat oskan hästi, et seda ma lootsin, et siis ajaloo küsimustes ma kahjuks ei vasta sulle väga hästi. Vali rahulikult need oma tugevused ja ära vasta mulle. Jah, et miks kuld on väga lihtne, et inimene leiab väärtust või meie maailmaturg, kus me elame, et turg alati tahab nõudlust ja pakkumist ja kuld on piisavalt haruldane ja piisavalt keeruline, et sellel on automaatselt väärtust tekitatud. Ajalooliselt on tema tugevus olnud ka see, et ta on üks kõige inertsemaid materjale, et ta ei roosteta, ta ei põle, et sa paned kullamatad maa alla ära, 100 aasta pärast kaevad üles, on ta sul ikka alles. Kuigi, ma ütlen, et kui sul võis varem olla see, et sul on terast või rauda, et seda on isegi keerulisem kätte saada, sest kulda võib leida mingites jõgedes näiteks, kui oli see USA-s oli kullapalavik, et käidi lihtsalt, et seda sai käsitsi nagu puhtal kujul
oli seda võimalik leida ja suhteliselt lihtsalt, et harulduse poole pealt on, noh, praegu me teame, et rauda on lihtsam ja suuremates kogustes võimalik kaevandada kui kulda, aga vanal ajal ei pruukinud see tõsi olla, et alumiiniumit ei ole üldse nii lihtne leida vanaaegsete tehnikatega, kui on kulda. Aga siis üks asi on kindlasti see, et ta on hästi-hästi stabiilne, ilus, läikiv kollane, aga et see haruldus kindlasti on talle väärtuse andnud. Lihtne töödelda, noh, tal on kõik sellised omadused, mis teevad temast nagu hea raha kasutuse. Ja noh, neid kuldmünte, kui sa käid, mulle meeldib muuseumites käia, kui ma reisil käin, ma lähen alati muuseumitesse ja siis kui lähed ajaloo muuseumisse, siis alati mingis nurgas on näidatud, et kuidas selle riigi või noh, kui ma käin mingi riigi muuseumis, siis näidatakse, et näed esimesed leitud rahad ja siis on alati mingid kuldmündid, sellised vormitud, mis on, näed, kuskil on käsitsi välja vorbitud, stantsitud niimoodi, noh, 1000 aastaid tagasi. Ja põhimõtteliselt see ongi, et kui sa selle kulla nupu saad, lööd templi peale ja sul on raha olemas, see põhimõtteliselt käib tänapäeval sama. Tempel tähistab siis seda, et see on minu raha umbes või mina olen selle välja andnud või midagi sellist äkki siis või? No tempel, see, mis sinna peale löödi, on, et keegi valitseja tavaliselt siis garanteeris, et siis löödi valitseja tempel peale, et siis valitseja garanteeris, et tegemist on päris kullaga. Ja, sest muidugi ega inimesed ei ole kõik eksperdid, on ju, võib kurat sellest aru saad, mis sulam see on teinekord. Ja mis sulam see on ja siis ongi see, et mingi riigi ajaloos kindlasti on selliseid asju on, kui nad riigid hakkasid kokku kukkuma, et siis hakati neid riigi välja antud münte hakati natukene lahjendama, et kuigi riik garanteeris, et on puhas kuld, siis tegelikult pandi vaski järjest rohkem sisse ja siis varastati nii-öelda inimesed. See on nagu mingi, nagu mina ei tea, ma ei ole sellega kursis, aga nagu mingi narkokaubandusega räägitakse, et kellelgi on mingi puhtam kraam kuskil, siis pannakse mingit jahu või ma ei tea, mida siin sisse pannakse. Jah, tegemist on nagu selles mõttes, et muidu siin me räägime kogu aeg, et kuld kaitseb inflatsiooni vastu, aga siis tehti nagu müntidega ka inflatsiooni põhimõtteliselt, et nagu sõna otseses mõttes, et puhuti nagu münt suuremaks, aga kulla nagu väärtus jäi samaks. Ma nägin hiljuti, kui vahepeal kuskil YouTube'is või ma ei tea, kus oli mingi video käis läbi, et kanasid ka, et kanadele pannakse mingit soolalahust pannakse sisse ja siis muidu on kanad siuksed, ei ole väga suured ja siis jõuavad, paned soolalahuse sisse, külmutud ära, on ju, ja siis viid poodi ja sealt kilo eest nagu palju rohkem kana. No tegelikult ostad soolavett, eks ju, rohkem. Ja ma olen seda vist räägitakse mingi sinkide ja asjadega. Ei, pätikari, no hea küll. Ärme sinna lähme. Jah. Aga jah, et ja noh, miks on ta ka hea, et ka tänapäeval on see, et kui sa tahad nagu ta on hästi suure väärtustihedusega, et sa saad väga suure koguse väärtust väga väiksesse nii-öelda kotti panna põhimõtteliselt, et paljudes riikides see on nagu isegi hakkab nagu sularahaga hakkab praegusel ajal isegi tulema need logistika probleemid. Sest et mahud on nii suured. No näiteks või inflatsioon on nii suur, et maailmasõdade ajal Ameerika Ühendriikidel on suurim rahatäht on $100. Aga sõja ajal oli, kui ei olnud veel nagu ülekande võimalusi, siis nad tegid endale sellised $100,000 kupüürid ka, et nad pangad saaksid omavahel nagu arveldada. Et muidu on liiga suurt pakki dollarit pead vedama. Aga noh, näiteks praegu on, millega me kokku puutume, on näiteks Türgis. Türgi on selline koht, kus on mitmeid aastaid käinud päris suur inflatsioon. Ja kuna mina ütleme 7 aastat tagasi alustasin, siis 1 euro eest sai umbes 5 Türgi liiri. Nüüd on see läinud vist umbes 50 euro et 50 liiri sealt ühe euro eest. Ja nende riigis on suurim rahatäht on 200, see tähendab, et kõige suurem rahatäht on 4 eurot. Aga ma ei saa aru, kuidas nad üldse seal hakkama saavad, elavad siis?
võtavadki suuri pakke raha kaasa. Ja no arveldavad välisvaluutades, et nad kohalik raha järjest kaotab väärtust, arveldavadki dollarite ja eurodega. No see on huvitav, miks ma ei ole seda Eesti ajakirjandusest lugenud, see on ju väga tähtis uudis minu arust. See ei ole uudis, see kogu aeg toimub. Nojah, okei, jah. No jah, kurat, peab asjadega rohkem kurssi viima ennast. Okei. Et vaata, neid hüperinflatsiooni näiteid on päris palju, kus seal Lõuna-Ameerikas on ka niimoodi, et ostad raha eest WC-paberit, siis et rahaga on odavam pühkida kui WC-paberiga, sest see raha kaotab nii kiiresti väärtust, aga kulla puhul on see, et kuna teda on nagu see piiratud kogus põhimõtteliselt, siis teda ei saa kogu aeg nagu juurde trükkida, et see juurde trükkimine, lahjendamine nii-öelda vähendab seda haruldust ja väärtust. Aga ma mõtlen, et ikkagi, et ju tänapäeval on mingid kaevandustehnoloogiad ja siis mõni aasta tagasi veel siin olid, mina olen juba tükk aega elektriauto kasutaja, aga olid seal mingi elektriauto, ütleme, sotsiaalmeedias käisid mingid isikud, eks, kus ütlesid, et elektriautod ei ole võimalikud, sellepärast, et liitium saab kohe otsa. Ja et siis tegid mingisuguseid pöörasid arvutusi ja mis iganes. Aga nüüd kogu aeg seda avastatakse juurde. Et täpselt samamoodi on, et räägitakse praegu sellest, et on mingid haruldased muldmetallid, mis on ainult põhimõtteliselt Hiinas või ütleme, Hiina kaudu, eks ju, et Hiina kaevandab neid mujal ka, eks ju, Aafrikas ja mujal. Ja seal vist probleem on ka tegelikult selles, et nende keeruliste või nende haruldaste muldmetallide nii-öelda rafineerimine on omakorda mingi keeruline protsess, et see ei ole niimoodi, et nagu mingi, ma ei tea, paned mingi pagari putka püsti, eks ju, ja siis hakkad saiu küpsetama. Et see on vist mingisugune natuke keerulisem asi. Ja siis on pigem, ma olen aru saanud niimoodi, et on mingisugused ahelad, et kuidas kaudu üldse on võimalik sul saada seda suurest maagi hulgast siis mingisugust seda muldmetalli kätte. Ja kas kullaga on, ma kujutan ette samamoodi, aga samal ajal ma mõtlen seda, et teile liitiumi on palju avastatud ja samamoodi avastatakse ka muid selliseid maardlaid, eks ju. Aga mõtle, ma ei tea, keegi järsku satub mingi tohutu kullasoone otsa siin, mis saab? Mis saab? Eks ta olegi niimoodi, et võib juhtuda, et kui leitakse selline kogus kuld, siis ta kaotab oma investeerimisväärtuse või tema investeeringu risk realiseerub ja hind läheb alla. Et kullal on tegelikult ka päris suur selline tööstuslik kasutusala, aga ta on lihtsalt liiga kallis, et seda suures mahus kasutada, ütleme, tarbe asjades, aga elektriautod on hea näide, et praegu tehakse neid juhtmed seal ilmselt terasest ja alumiiniumist, aga tegelikult on elektrijuhtivuse poolest on kuld natuke parem. On või? Ja ta on üks parematest. Aga kuidas ta vasega võrd? Et vask on... Vask on praegu kasutusel. Ma ei tea, mida nad seal täpselt kasutavad, aga ma tean lihtsalt seda, et vase ja alumiiniumi elektrijuhtivuse on päris suur vahe. Et see oli isegi mingi 25% võib-olla või umbes midagi sellist. Ja praegu, kui endine saatekülaline Priit Tammerait kuulab, kes on elektriinsener, siis ma veel väga vabandan, kui ma midagi väga valesti ja lollisti ütlesin. Jah, ma siin proovin... Aga ma ei tea, ega ma ei ole kunagi mõelnud, et nagu kullast juhtmeid teha, et võib-olla kuld on veel palju parem. Ma täpselt ei tea, see ongi, aga mingil, võib-olla see on turundusasi, et vaata, aga kui sa ostad mingid neid hästi kallid kõrvaklappe, siis tehakse kullast otsad tehakse. Ja on jah. Et tal on ühesõnaga, tal on kindlasti kullal on palju selliseid tööstuslikke rakendusi, kas ta on parem juht, kui äkki ta on parem soojust, et seal on kindlasti mingid rakendusi, mis praegu hinna poolest on lihtsalt välja tõrjutud, et ta saab seda alati kasutada. Kas me siis teeme edasi kullast münte vermime? Võib-olla mitte. Et võib-olla vermime, et võib-olla tulevadki siis käibe euromündil tehakse kullast. Okay. Aga see ongi see, et praegusel hetkel neid kullamaardleid avastatakse kogu aeg juurde ja nagu naftaga ongi, et erineval maardlal on erinev välja, ütleme, valmistoodangu hind, et osadest maardlates on see odavam välja tuua, osadest on kallim, et kullamaardlad on enamasti sellised, et sa ei leia sellist suurt
kilost kullatükki kuskilt, et kuigi uudistes vahepeal käivad läbi, et Austraalias leiti või Aafrikas leiti mingi ajaloo suurim üksik kullatükk 12 kilo ja mingi selliseid asju. Kui suurt sa ise oled kõige suuremat näinud, mis on nagu looduslikku päritolu? Looduslikku päritolu pole üldse näinud. Pole üldse näinud, okei. Et ma võib-olla sellised väikseid nagu, ma ei tea, sõrmkübarasse mahtuvaid asju. Okay. Aga et jah, kuna mina tegelen selle valmis vermitud kullaga, siis mina näen kange ja münte ja neid me näeme kõige suurem standardsuurus, midest tehakse, on 400 Trooja untsi, et umbes 12 kilogrammi. Need on need suured. Need on need Trooja untsid jälle. 31 grammi. 31 grammi. Ja, okei. Aga kuidas see nagu see kulla kauplemine käib, et see kullamaailm, et kuidas see kuld jõuab siis Davidisse või Londonis Taveksisse? Ja kuidas see nagu maailm üldse toimub, et ma tean, et need David ei ole ainus ilmselt kullaga tegeleja maailmas, et neid on päris palju. Et kuidas see nagu, kuidas ma ütlen, et see nagu panga ja sellise, ma ei oska väga hästi küsida, aga kui sa natuke avaksid seda teemat, et kuidas see maailm üldse seal toimub? Jah, et see huvitav faktoid, mida sa ei küsinud, aga on see, et vist 90% aegade algusest kaevandatud kullast on ikka veel nagu ringluses. Et põhimõtteliselt kuld on meil kasutuses kogu aeg niimoodi, et sellest tehakse ehteid, abielu sõrmused, kõik sellised asjad, et kui need ei kao nagu turult ära, et kui abielu lõpeb või mingil muul põhjusel läheb asi katki, et siis see asi ei ole kuna väärtus on nii suur, siis seda ei visata ära, et enamasti on tal alati see metalliväärtus jääb alles ja siis see tavaliselt töödeldakse ümber, sulatatakse üles, viiakse uuesti ringlusesse. Ja ringi võib alustada ükskõik mis koha pealt, aga kuna me alustasime, et esialgu on tegemist abielu sõrmusega näiteks, et siis kui et nii maa seest kaevandatud kuld kui see abielu sõrmus, nii-öelda meie nimetame seda romukullaks, nagu romumetall põhimõtteliselt. Sarnane, jah. Et see viiakse, seal on erinevad sellised puhast või nagu, mis see eestikeelne sõna on, refinery on ingliskeelne sõna. Ma vist kasutasin ka enne mingi rafineerimine, nagu nafta puhul, eks ju, et tehakse seda nii-öelda, kuidas ma ütlen, mingi lõpp-produkti või midagi sellist, põhimõtteliselt, et suur ahi. Või kaubeldavat produkti siis vähemalt. Põhimõtteliselt, tegemist on suur ahjuga põhimõtteliselt. Pannakse need asjad sisse, kullal on see sulamistemperatuur suhteliselt madal, et ei pea väga keeruline ahi olema, sulatatakse üles, puhastatakse ära. Kuule, mis see on väga tähtis? Mis on kulla sulamistemperatuur? No, tõesti väga hea küsimus. No, sa natuke mõtled. Ma mõtlen natuke. Ma arvan, et sa mõtled välja selle. Miks ma ka küsin, et meil käis ka üks sepp käis siin saates, siis me rääkisime rauasulamamistemperatuuridest ja kui ta hakkab muutuma, siis oleks huvitav võrdlusesse panna lihtsalt. Kullal on see 1064 kraadi. No raual oli kõrgem, jah. Jah, et kulda on võimalik peaaegu koduste vahenditega ära sulatada, et YouTube'is on videosid, kuidas inimesed sulatavad kodus kuldasju. Kas sa soovitad kõigil seda proovida? Ma soovitan mitte seda proovida. Selge, igaks juhuks ei soovita proovida. Aga siis põhimõtteliselt tehastes sellest nii-öelda toorest kullast või romukullast, siis see puhastatakse erinevate füüsikaliste ja keemiliste protsessidega, puhastatakse 99,9% tavaliselt ja siis sellest tehakse plaate ja münte enamasti. Et see kulla toodete, mis on investeerimiskuld, sellel on nagu väga paljudes maailma riikides, et läänemaailmas eriti on just nendel müntidel ja plaatidel selline natukene erilisemad maksusituatsioonid ka, nii et mis panevad just nõuded selle puhtusele, et kui sul on need 99,9% plaadid ja mündid, siis nad saavad endale erilisemaid maksustaatused, et neid maksustage näiteks käibemaksuga ei maksustata. Niimoodi, jah. Aga muidu siis, see on ilmselt erinevates riikides erinev, et kuidas nad seda mingit maksu seal koguvad.
või see on kuidagi Euroopa Liidus ühtne, USA-s ühtne, mingi kuidagi see... Jah, seal ta on üllatavalt nagu homogeenne. Ei maksustata siis keda, seda kulla omanikku või kuidas see... No see on, käibemaks on muidu on lõpptarbija maks, et kui eraisik tuleb seda ostma, siis ta maksab, kui sa lähed ostma kuldsõrmust või kuldketti, mis on tavaliselt madalama prooviga, et ta on enamasti sellise 14 karaadise või 58,5% puhtusega või 75% puhtusega, et siis, kui sa seda lähed kullapoodi ostma, siis sa maksad 20% käibemaksu. Kui see toode läheb investeerimistooteks, et ta on teatud puhtus, 99,9 tavaliselt, müntide puhul osadel on see ka madalam, siis ta läheb uude sellisesse maksuklassi või tooteklassi, millele siis ei rakendu käibemaks ja selline erisus on Euroopas kindlasti igal pool Euroopa Liidus, igal pool Ühendkuningriigis on samamoodi, USAs on ka samamoodi, ülejäänud maailmas ma ei julge 100% öelda, kuidas ta on, aga see on suhteliselt homogeenne väli tundub olevat. Aga kuidas Eestis on? Eestis on ka samamoodi. Et ühesõnaga, et kui ma lähen sinna Kristiine keskusesse, ostan selle just nagu selles vormis selle kulla, nagu on, siis käibemaksu ei lisandugi, jah? Siis käibemaksu ei lisandu, jah. Aha, see on väga huvitav. Huvitav, kas Jürgen Ligi teab seda? Ma ei tea. Ma loodan, et ta ei kuula saadet. Ei. Pärast jaama majas. See on see, et Eestis oli ka väga pikka aega oli samasugune käibemaksu erisus oli ka hõbemüntidel. Jah. Aga sellele tuli Euroopa poolt, ütleme, mis see õige sõna on selle kohta, instruktsioon. Aha. Et kuna see oli Eesti oli ainuke riik, kus hõbemüntile rakendus samasugune loogika, aga kuna see oli siis nagu selline heterogeene või see oli erinev kogu Euroopa Liidust, siis see kaotati meil paar aastat tagasi ära. Aga kuna Euroopa Liidus see kulla osa, selle kohta ilmselt ei tule, loodame, et ei tule Euroopa Liidust. No ma arvan, et seal on mingid suuremad tähtsamad mehed, kes seal vaatavad, et sellised asjad läbi ei läheks. No loodame, jah. Midagi sellist. Aga ühesõnaga, tulles siis selle tsükli juurde tagasi, siis toodetakse seal minu peas, et selles mõttes, et see, nagu me ütlesime, et tehniliselt on seda võimalik ka kodus sulatada, et neid et põhimõtteliselt sa võid osta endale või võtad enda naise ehtekarbist, võtad kaelaketid ära, sulatad ahjus üles, puhastad ära ja hakkad oma kuldplaati välja andma. See on teoreetiliselt või... Kuule, aga kas ma saan siis maksuvabastust tekitada ise endale või? Kui ma hakkan niimoodi, et ütleme, kui ehetena müün või mingisuguse muu asjaga, siis on nagu käibemaks sees, aga siis nagu sulatan selle käibemaksu välja sealt. Õige plaadi valmis see on. See on teoorias väga lihtne. Neid väljasulatamist, neid selle kohta, mis mingid lubasid täpselt vaja. Okay. Et jah, sina kodus sa saad selle plaadi valmis teha, ja kui sa seda eraisikuna teed, sa pole muidugi käibemaksu kohust. Jaa, muidugi, jah. Aga jah, okei. Et selleks oleks vist vaja kedagi Jürgen Ligi siia kutsuda. Ei kutsu. Okay. Aga põhimõtteliselt neid tootjad meie võtame, et need on nagu kahte tüüpi, et on olemas riiklikud rahapajad, kes toodavad enamasti, et isegi Eesti Pank tegelikult annab välja neid kuldmünte üpris tihti, mitu tükki aastas. Aga nad ei tee seda ilmselt Eestis, et nad see on kuskilt keegi... Ilmselt allhanke korras, jah. Aga need nagu füüsiliselt tootjad on sellised suurematel riikidel, kes ma isegi ei tea, see on lihtsalt vist ajalooliselt sattunud, mis riikidesse kõige need tootjad on, et selle kohta on tekkinud need mündid, riikliku rahapadasid, kes toodavad münte, on sellised üle maailma aktsepteeritud kuldmünte on umbes 10 tükki. See on päris vähe. See on päris vähe, et ma ütleks, et see on USA ja Kanada, siis teiselt poolt tuleb Austraalia vastu, Lõuna-Aafrika, Austria. Mis meil veel üldse on? Kuskil Aasias ei ole midagi? Aasias on, aga see on ka päris huvitav asi, et meil oli
ma teen selle kõrvale kõik ära, et Hiina rahapada on väga suur kullatootja ja kokkuostja ka ja Hiinal oli ka väga standardne investeerimismünditoode Hiina panda. Iga aasta antakse välja. Kui mina ütlesin, mulle gümnaasiumi lõpuks kingiti kuldmünt, mulle kingiti ka 1 untsine Hiina panda münt. Okay. Aga põhjused ei ole avalikult välja öeldud, aga uudist saab alati lugeda, et Hiina keskvalitsus ostab väga suurtes kogustes kulda kokku. Ja põhjustel, mida ei ole öeldud, on see, et Hiina otsustas, et tema rahapaja poolt välja antud mündid enam ei ole 1 untsised. Ta otsustas seda umbes, ma ei julge täpselt aastat öelda, aga 10 aastat umbes tagasi otsustas, et need mündid on nüüd, ei kasuta enam imperialistlikke ühikuid, vaid on nüüd 30 grammi. See on siis Trooja untsi ja untsi vahepeal, täpselt, umbes täpselt. Jah, aga et on ümmargune number. Okay. Ja selle tulemusena vähemalt Euroopas meie nägime, et selle mündi müük kahanes 99%. Et mitte keegi enam, sellepärast, et tegemist on ebastandarse tootega. Okay. Ja inimesed ei taha seda lihtsalt ja nüüd me näeme seda, et ma ei julge nagu täpsed numbreid öelda, aga see number kahanes tuhandetest untsidest 10-tele. Ühesõnaga, nad ostsid tohutu hulga kulda kokku kunagi. Ikka veel ostavad. Ja siis nad tegid neist põhimõtteliselt samast materjalist, tegid nagu oma mingi standardi järgi teise asja, kuigi see sisuliselt on sama asi ja seda järsku ei taheta enam. Ja siis on see, et kuna seda nõudlust ikkagi nagu ikkagi juhib investor, siis on see, et nõudlus Hiina müntidele vähenes ja siis jääb tulemuslikult jääb rohkem kulda Hiinasse. Okei. Aga samal ajal ju saab keegi ka seda vahelt jällegi siis odavamalt, kas siis nende müntide hind ka kukub? Et ütleme, need jäävad teile sinna, ma ei tea, riiulile kuskile seisma ja siis kas te või näiteks langetate seda hinda, et nüüd saad parema hinnaga, saad Hiina kulda saad parema hinnaga, kuigi tegelikult see on universaalselt, keemiliselt on täpselt sama kuld. Jah, aga see muutus on, kuna kuld on selline, et nende müntidel ja kõikidel asjadel on enamusväärtus on metallis, nii et mingil hetkel enam ei tasu neid müüa, vaid tasub need ära sulatada. Aga siis ongi, et ostad neid Hiina münte, mis on odavamalt kokku, eks ju, teed nad uuesti standardseteks tagasi ja siis müüd raha maha. Seal ei ole nii palju seda ruumi teha, et see põhimõtteliselt meie äri seisneb alati selles, et on nagu nagu terve maailma kulla hinnastus alati koosneb, ütleme, kui me võtame need investeerimistooted, üks osa on kulla hind, nimetame spot price'iks, spot hinnaks, mida kui sa guugeldad kulla hinda, siis saad selle hinna peale. Ja siis sinna juurde alati on investeerimistoodetel on seal lisa premium peal, mis siis põhimõtteliselt maksab kinni selle, et tehases inimesed seal töötavad, tehases transporditakse see siia Tallinnasse Davidi kontorisse, siit transporditakse see Londonisse, siis me maksame kontoris elektrit, et valgustada seda ilusat asja, maksame oma töötajatele palka, siis kogu see asi on seal nagu premiumine peal. Okay. Et kui sa tuled ostma 1 untsi münti, siis see hinnastus tavaliselt ongi, et tänane kulla hind, võtame maailmaturu hinna, praegu vaatan, et see 1 untsi hind on 2857 eurot. Ehk siis keskmine palk, ehk siis rätsepaõlikond. Rätsepaõlikond ja sinna paneme 3-4%, 5% peale, mis siis maksab kogu selle ülejäänud tegevuse kinni. Ja kogu see hinnamuutus käib ainult selle 5% seas, et kui ta on ebapopulaarne toode, siis me saame seda 5% võib-olla vähendada. Ja siis teil seda Hiina kulda ei tasu nagu väga võtta sisse üldse. Nii ongi. See muidu jama seisab seal ja keegi ära ei osta. Eks ta nii olegi, et ega seda Hiina kulda ja kuna ta ongi, et seal on see tänapäeval toidutööstus on ka see shrinkflation on sõna. Ja asjad lähevad väiksemaks. Jah,
aga see ongi, et nad kuidagi hinnastust ei muutnud väga ka, et ega nad tahavad väiksema münti eest nagu tundus, et nagu tahetakse umbes sama palju raha saada. Et ühesõnaga 1 grammi, aga noh, kui maht on suur, on ju, siis selle 1 grammi raha on ka teenid päris palju selle pealt, kujutan ette. See on kogu kasum tavaliselt. Sest et ongi, et no mõtlen, et ma olen mingi selline tavaline inimene, lähen sinna Kristiine keskusesse, eks ju, ostaks selle mündi, nii. Ja siis vaatad, et 31 või 30, vahet ei ole, on ju, see on mingi ilus asi on peal, on ju. Et lõpuks ma kingin selle ju kellelegi, noh, ma ei tea, sulle näiteks kooli lõpu puhul, eks ju. Kingi, jah. ja siis ongi, et ja siis, aga samal ajal nagu suurte mahtude pealt siis võetakse sealt, tehakse endale kavalat kasumit. Jah, eks ta nii ole, et sellega tulebki, et kuna need asjad on nagu absoluutnumbrites nii kallid, siis mulle meeldib inimestele alati soovitada, et head võrdlust saada, et muidu on see, et kas sul on, et suurte numbritega väiksed vahed tunduvadki väiksed ja marginaalsed ja mõttetud on ju, nagu sa ütlesid, 1 gramm siia sinna, aga ma soovitan, et sa saaksid objektiivsema nagu arusaama hinnast, võta see kullahind, mis nagunii on selline väline faktor, võta see välja, siis sa saad aru, mida sa võrdled, et kas sa maksad ühe asja eest maksad, ma ei tea, 100 eurot preemiumit, teise asja eest maksad 300 eurot preemiumit, siis on hinnavahe 3 korda. Et siis näiteks, et kui sa investeerid kulda, siis kui sa sõnastad endale niimoodi, et kulla hind peab tõusma 3 korda rohkem, et ma kasumisse jõuaks ühe toote puhul kui teise puhul, siis sa tahad seda, kus ta ei peaks nii palju tõusma. No ei, pigem mitte. Aga kui palju üldse on seda kulda nii-öelda käibes, ütleme siis, noh, ma ei tea, ma ei oskagi öelda, et igapäevaselt või palju tehakse mingid kullatehinguid, aga need tehingud on ka ju erinevad asjad, et need on füüsilised tehingud, mis toimuvad Kristiine keskuses peamiselt. Kristiine keskuses, mis siin on veel, meil on Väike-Järve keskuses on meil on pealkontor ja Väike-Järve keskuses. Sikupilli keskuses. Aga siis on veel ka olemas ju mingisugused sellised, noh, kui ütleme, virtuaalselt kaubeldav kuld, nagu meil siin kõrvalgaraaži mees Karl just rääkis mingitest ETF-idest. ETF-idest, jah. Mis need mahud üldse või kuidas see nagu? Jah, et seda mahtu on, need mahte on väga palju erinevaid numbreid. Okei. Enamus maailma, ütleme, et meie tegeleme põhimõtteliselt nagu ja-investoritega, et meie tooted, mida me müüme, on maksimaalselt 1 kilogrammi, praeguses hinnas umbes 100 000 eurot, aga suur kulla selline turu liigutamine käib ikkagi selliste, käib enamasti keskpankade poolt ja selliste ostjate poolt ja noh, numbreid saab võtta igasuguseid. Ma võin ühe numbri sulle öelda, et kogu kulla maht, ma seda uurisin välja, on 200 000 tonni on kogu läbi ajaloo kaevandatud kulla maht. Ja mis see oli, et üle 90 või ma ei tea, kui palju protsenti on sellest käibes jätkuvalt 99? Ikka keerleb ringi. Ja kuna kulla tihedus on hästi kõrge, siis see mahub mingisse, see on hästi väike, see on, ütleme, et see mahub siia majja kindlasti mahub ära see. Kogu maailma kuld? Kogu maailma kuld. Vau. Ta on küll, noh, see ilmselt korrused ei peaks vastu sellele, aga see võiks kuubik 20 korda 20 meetrit ainult. Okei, see on päris vähe. See on päris vähe, jah. Et seda on nagu hästi palju ja ma ütlen, see kogu see kulla äri on kultuuriti ka hästi erinev, et Eestis inimesed ostavad selliseid münte, väikseid asju, noh, panevadki endale kõrvale igaks juhuks, et kui kõik läheb halvasti, siis ma saan midagi taskusse panna ära minna. See on mentaliteet, mida me näeme just Ida-Euroopa poole peal, sellepärast, et inimestel on mälestus, et seda on kunagi vaja olnud. Või kellegi vanematel on kunagi mälestus olnud, et seda on kunagi vaja olnud. Et kui kõik läheb vastu taevast, ma võtan, kus iganes sa hoiad seda, paned omale 2 untsi või 3 untsi või mis iganes sul on, paned taskusse ja lähed ära. Ja siis sa elad mõned kuud ja sa ei sure nälga kohe. Ja Portugali, ma ei tea, või kuhu sa välja jõuad, siis sealses Taveksi kontoris saad selle eest raha.
jälle? Taveksi kontorist meil Portugalis ei ole, aga see ongi selle mingis kohas. Aga ta on tegemist on ülilikviidse varaga, et sa saad seda igal pool müüa. Igas suuremas linnas on olemas mingisugune kontor, kes ostab sult selle kulla ja annab kohalikku kasutatavat raha vastu, et sa saad selle eest leiba ja võid osta. Ja nad on küll erineva sellise usaldusväärsuse astmega ja võtavad sul küll lisa nagu protsent ära võtta, aga nagu üle 10 või üle 20% sa ikka ei kaota. Et olenevate olukorrast põhimõtteliselt. Et see on nagu Ida-Euroopas, mis me oleme nagu selline väga tugev selline, mis see sõna on, mida ma otsin nagu pearuum või nagu, et mõttemaailm inimestel. Just. Aga näiteks kui minna Aasia poolele, et kuna mina olen Londonis, ma näen igasuguste kultuuride segunemist ja seal on päris palju aga Aasia kultuure, et seal on kuld palju igapäevasem osa. Et inimesed saavad pulmakingituseks kuldehteid kogu aeg ja need kantaksegi kui väärtuse säilitajad, sul on alati mingi kuldehe kaelas ja need osad on sellised hästi suured nagu nendel Kihnu naistel on Eestis et seal on kullas sellised asjad. Muidugi, sest Kihnu naistel, neil on ka ju, on see mingisugune suur asjandus seal, on ju see, aga siis on seal hästi palju münte on igasuguseid. Ja venerublasid, õberublasid on küljes. Just. Seal Indias on tavaliselt need kullast veel. Ja, päris äge. Ja siis see ongi see, et inimesed kannavad seda kaasas, nagu et kannavad oma varandust kaasas. Aga see on ka nagu, vaata, see on selles mõttes inimesed tahavad ka oma staatust näidata, eks ju. Või et näidata, et ma olen nüüd rikas mees. Ja siis tegelikult see ongi nagu päris, ütleme, et see on nagu targem asi, et käia, et me vaatame siin, et on võib-olla mingid kaukaaslastel on siin suured ketid kaelas, eks ju. Siuksed sõrmejämedused või midagi sellist. Aga tegelikult sellel on nagu hea point, et kui sa oled hoopis nagu mingi Tallinna linna peal, ma ei tea, ostad endale uue Porsche Taycan Turbo S-i, eks ju, näiteks, on ju. Ja siis mõtled, et mis see maksab, see auto nagu selline nii kallis elektriauto 3 aasta pärast. Et siis oled kaotanud lihtsalt oma raha väärtusest mingisugune, ma ei tea, 40% vähemalt. Aga samal ajal, kui sa oleksid oma staatust näidanud jätkuvalt sellise jämeduse, sellise sõrmejämeduse kuldketiga, eks ju, ringi hängid, siis oleks ikka sama rikas mees. Ja võib-olla isegi rikkam, just. Viimasel ajal, eelmine aasta kulla hind tõusis üle 40%, et kõvasti rikkam. Ja kusjuures tuletame veel meelde, seda lindistust teeme me 2025. aasta suve lõpu poole ja viimase 5 aastaga on Eestis olnud inflatsioon umbes 40%. Kokku. Jah. Et alguses oli, nad on nagu erinevalt, aga siis mingi ühesõnaga kokku 5 aasta inflatsioon umbes 40%. Aga seal on muidugi, kui me hakkame, kuidas seda inflatsiooni arvutada, seal on veel omad igasugused krutskid sees, eks ju, aga see on ikkagi nagu nii suurt päris palju. See on päris palju ja sellepärast see kasutataksegi, et osades see kuld on minu arust nagu päris hästi nagu inflatsioonile nagu vastu hakanud, seda ka sellepärast kasutatakse selle sõnana või selle inflatsiooni nii-öelda hedge'ina, et ta liigub sellega nagu vastassuunas, et ta säilitab oma ostujõudu, et see ajaskaala on küll teistsugune ja ta ütleme, et ta ei liigu alati samas taktis, et nagu ma ütlesin, ta viimase aastaga on 40% kasvanud, aga viimase 3 kuuga on ta täitsa flat olnud, aga ta nagu pikas perspektiivis nagu tasandab ära ja liiguvad nagu kokku oma vahel. Aga mida, ühesõnaga siin kõrvalgaraaži Karl ka küsis vist enne juba umbes, et mida see nagu tähendab, et kas see, et sellistel segasematel aegadel siis ostetakse kulda kokku, siis tema hind kasvab kiiremini, et võib-olla see viimase 3 kuu selline tasaseks minek tähendab seda, et äkki inimesed on kuidagi vähem murelikud või siis vastupidi, et kõik on juba nii pekkis, et on käega löönud. Kui sellele nagu päris vastust teeks, siis oleks väga äge, aga minu enda peas on see, et inimene harjub kõigega, et vist harjutakse ära sellega, et on kogu aeg mingi jama majas. Kogu aeg on jama majas, et Lähis-Idas on mingi sõda ja Ukrainas on sõda ja
USA president räägib mingit naljakat juttu ja täna nii, homme naa. Täna nii, homme naa, et alguses, kui see esimest korda juhtus, siis jah, et me nägime ka sellist asja, et kui noh, minu nagu kõige eredamad mälestused on see, et kui algas COVID, noh, siis oli täitsa, noh, maailm oli täiesti uues olukorras, terve maailm jäi seisma põhimõtteliselt, et siis juhtus ka, et kuld sai põhimõtteliselt selline investeerimiskuld sai, meie nägime, et sai Euroopast otsa, et mis juhtus on see, et lennukid lõpetasid lendamise ära, see tähendas, et logistika jäi päris paljudes kohtades seisma, see tähendab, et meie kullapoodi ei tulnud ka kulda juurde põhimõtteliselt. Kas kaupade liikumine ka kuidagi niimoodi kohe katkes või? Vaat see on, ma vist katkesin, see on päris huvitav, see on selline asi, et sa küsisid enne, kuidas kuld liigub ja ma jäin kuidagi seisma selle peale, kuidas nad toodetakse seal tehases ära. Aga kaupad, see on huvitav see, et sellised sularaha liigutatakse ja ka kulda liigutatakse, selleks on eraldi väärtuskullarid, siin Eestis on ka Brinks ja sellised, näed soomusautosid vahepeal tänava peal ja igal pool Euroopa pankades ja Euroopa pealinnas liiguvad ringi, aga kuidas need ühest riigist teisi liiguvad on see, et nad tegelikult liiguvad reisirennukitega õhtude all. Et selle jaoks eraldi lennukid, sest nii jaoks nad liiga lihtsalt vist sihtmärgid. Ja muidu kauba liikumine toimis suhteliselt okeilt edasi, aga kuna see ei ole nagu, et see väärtus, nagu näiteks sularaha vedamine ühest riigist teise on, kui need liiguvad väiksemate kogustega, et siis see on selline reisilennukite lisaosa ja kui reisilennukid jäid seisma, siis see osa tõmbas päris kinni tollel ajal. Okei. See on täitsa huvitav. Mina mõtlesin, et see on mingisugune ikkagi mingid või mingid erilennud või midagi sellist, aga... Jah, et liigutakse soomusautodega alati nagu lennujaamades, aga tegelikult, et kui osata vaadata, siis need osade reisilennukitel on seda näha. Okei. Ja siis kuna see osa jäi siis nagu seisma, siis juhtuski niimoodi, et suurpankade vaheline äritsemine käis ikka edasi ja täitsa normaalsel moel ja kullahind kusjuures oli tol hetkel ka suhteliselt selline stabiilne, aga kuna sellist füüsilist toodet ei olnud enam saadaval ja inimesed tahtsid seda võimalust, kuna et seda reaktsiooni COVIDil oli väga erinevatel tasemetel, osad arvasid, et elu läheb edasi nii nagu läheb, osad arvasid, et täitsa maailma lõpp on. Et siis tekkis hirm ja hirmu tulemusena taheti osta sellist kindlat vara, mis on ka näiteks kuld, ja siis said asjad igal pool otsa, sest need ei suudetud toota ja ei suudetud pigem ei suudetud laiali transportida, toodeti enam-vähem. Aga kas siis selles kohalikus nii-öelda kullamüügipunktis ka hind tõusis ka, eks ju? Jaa, drastiliselt. Või kuidas seda üldse, et ütleme siin Kristiines näiteks, et kuidas te vaatate, kuidas te neid hinnastate, et kas see kuidagi süsteemis on otse seotud mingisuguse, kus ta võtab selle keskmise hinna või kuidas te teete seda? Ja kas see on igapäevane kõikumine või see on nagu kuidagi pikem või kuidas see käib? Meil on ta suhteliselt lihtsaks tehtud, et nagu ma ütlesin, et kuldtoote hind sõltub kahest asjast, üks on see kulla hind, mis on maailmaturult saadaval ja teine on see premium, mis siis maksab kõik ülejäänud asjad kinni. Seda premiumit, mis maksab ülejäänud asjad kõik kinni, seda muudetakse suhteliselt harva, et see sõltub peamiselt sellest, et mis hinnaga ta tehases toodetakse, et iga tehas paneb erinevates riikides on tööjõud erineva hinnaga, et nad panevad sellele premiumile et premium on erinev, aga siis see maailmaturu hind, see tuleb meil neid hinna nii-öelda pakkujaid, kelle teenus ongi hinnapakkumine, neid on maailmas palju, me lihtsalt kasutame ühte nendest hinnapakkujatest. Aga see on siis lihtsalt, et kuskilt mingi arvuti võtab mingisuguse hinna ja siis
suunab edasi, tänapäeval on ju olemas need elektroonilised, need hinnasildid ka, et ei pea käsitsi kirjutama kogu aeg ümber. jah, meil on ekraanid on vist poodides, et vahepeal, seal all on küll vahepeal pabersildid, aga seal on kirjutatud vist, et indikatiivne hind, et meil nagu vist see hind muutub iga 5 sekundi tagant äkki veebilehe või 10. Et siis võib olla, et lähed sinna Prismasse mingit asju ostma ja siis pärast tuled tagasi, mõtled, kurat, oleks pidanud varem kulda ostma. Et näed, nüüd on juba on tõusnud. see on alati tagantjärgi tarkus, et me ise kontoris naerame, et siis kui sa tavaliselt on teistpidi, et lähed ostad ära ja siis vaatad, kurat, nüüd oleks odavamalt saada. Ja just. Käibki niimoodi kahtepidi, jah. Aga see alati on soovitus, kui teed osta ära rohkem vaata ja meil on kontoris on nali, et kui meil oma töötajad, kes muud ei tee, kui päev otsa vaatavad seda ekraani ja vaatavad neid kulla hindu, siis kui nad endale ostavad kulla, siis alati kukub hind alla pärast. No ja, ma olen aktsiatega tean sama asja, et müüd aktsiad maha, siis ikka lähevad kallimaks. Siis kui ostad, siis mõtled, kurat küll, et oleks võinud osta, ma ei tea, valel ajal ostsin. Kogu aeg on vale asi, aeg. Ja oleks pidanud nii palju rohkem ostma. Miks ma seda valet ostsin? Ja siin hiljuti vaatasime siin kõrvalgaraaži poistega, vaatasime YouTube'i ja siis seal oli Warren Buffett rääkis ja ütles niimoodi, et ta ütles, kuidas selle investeerimisega oli kuidagi niimoodi, et see on nagu, põõsas on nagu linnuke ja siis sa tahad seda linnukest kätte saada, aga siis ta peab sinna nagu selle ääre peale tulema, et sa saaksid ta kätte kuidagi sealt põõsast. Selline okkaline põõsas on. Ja siis aga siis sa kunagi ei tea, nagu millal ta tuleb sinna kurat. ja siis ongi, et see ajastus, et nagu millal sa selle linnukesi saad kätte saada, et see on kõige tähtsam, aga kunagi sa ei tea, et kas see on see päris õige aeg, et nagu hakata teda nagu krabama sealt. Mingi sihukene jutt oli tal. Ja seal on see, et hästi paljud inimesed tahavad seda nagu ajastust hästi tugevalt ajavad taga, et kas praegu on õige aeg osta aga see ma aktsiate kohta ei julge öelda, et aktsiad võib-olla on, et Nvidiat oleks pidanud ostma ja äkki nüüd on ta tipus või võib-olla ei ole tipus, äkki on alles alguses. Kullaga, et ta ei tee kunagi sellist, et mis ma olen vaadanud, et see Nvidia on viimase 4 aastaga, ma ei tea, 1200% üles läinud. Ma mõtlesin aastal vist 2022 sügisel äkki või? Siis mõtlesin, et kurat, et ostaks seda Nvidiat. Ei tea, võib-olla tundub nagu, et nii palju on tõusnud, et võib-olla parem ei osta. täpselt. Aga kullaga on pigem see, et inimesed muidu tahavad, et nagu ootavad õiget hetke ja siis ostavad, aga kullaga on tavaliselt, et osta ära ja siis hakka ootama, sest et lühikeses ajas võib kukub alla, kui on liiga head ajad, siis ta tavaliselt kukub alla ja aga pikas perspektiivis ta selle nii-öelda inflatsiooni takistuse ikkagi ma teen vahepeal pilti sust ka mul on vaja sinna ruudu peale pärast aga räägi edasi, vabandust. Aga sa ütlesid küll, et ma ei peaks ilusasti riidesse panema. Ei, sa oledki väga ilus. Et kullaga pigem siis, et osta ära ja siis hakka ootama, et niipidi tundub see nagu kasulikum olema, et seda turuajastust ei suuda keegi nagu 100% täppi panna. Ei, see kuidagi nii on, jah. Aga nüüd transpordi juurde veel tagasi, et siis ta eks see tuleb maha ja siis need mingid autod veavad selle igale poole laiali. Põhimõtteliselt jah niimoodi, et eks ta liigub samamoodi turvaautodega ja ta on nagu, seal on hästi palju ambuni relvastatud mehi ümber ja. Aga ma olen sellistes nendes nii-öelda röövifilmides või heist-filmides olen näinud ka, et kuskil on olemas ka mingisugused sellised veel nagu keskused, et siis seal nendes keskustest, ilmselt see ei ole Kristiine keskus, aga et kuskil on, ma ei tea, mingi Šveitsis ja mingites kohtades on sellised, nagu ma ei tea, mis kohad, need on kauplemiskeskused või nad on, ma ei tea, nad ei ole ka logistikakeskused vist või on või? Et ma muidugi ei tea, kas need filmides õigesti näidatakse, aga on mingid sellised kvartalid, kus siis nagu tohutus koguses nagu käideldakse seda kulda ja siis seal on mingisugused ultraturvameetmed, et nagu ma ei tea, mis handurid ja värgid ja siis peab kuhugi maa alla minema, et seda kulda sealt Voltist nagu ära varastada või seifist. Kuidas, oled sa näinud ka mõnda sellist, oled ise ka käinud äkki või? Või kas tohib üldse rääkida sellest? Ei ole käinud ja ma
selles mõttes käimisest võib ikka rääkida, kui käiks, aga noh, ma tean, kus nad asuvad ja mis nad on. Ja nende olemasolu on, teada, kõige kuulsam on Fort Knox. Ja. Et see on, USA-s see on vist maailma kõige suurem, suuruselt teine ongi siis Inglise keskpanga, ma tean, mis eestikeelne sõna Vaulti kohta on. Safe. No, safe on nagu vähe, see on nagu selline maa-alune. See on mingi tohutu maja. Maa-alune maja, millel on väga paks uks. Ja väga palju kulda sees. Et Londonis on minu teada neid selliseid keskvoolte on 7 tükki. Wow. Et need on enamasti, üks on see Inglise keskpanga oma ja siis on sellistel suurematel turvateenuse firmadel on oma vaultid. Ja siis tavaliselt pangad, kes hoiavad, siis ostavad seda teenust nende vaulti ettevõtete käest. Et sa panedki, ja see kauplemine enamasti käibki niimoodi, et põhimõtteliselt on riiuli peal kullakang ja ega seda ei liigutata kuhugi, lihtsalt põhimõtteliselt muudetakse seda postit sildikest seal riiuli peal, et alguses on minu kullakang, ma müün selle sulle, siis kirjutatakse Veiko peale. Kirjutatakse Veiko peale ja pannakse sinna kangile külge ja ta natuke tehniliselt ilmselt nagu arenenum, aga sisuliselt. Ja siis tänapäeval saan mingisuguse äppi, saan siis teata, et mul on nüüd kuld. Mul on üks kuld ja sul ei ole ühte kulda enam. Põhimõtteliselt nii ongi. Et nagu see kõrvalgaraaži mees ütleski, et tema ostab kulda nende ETF-ide kaudu. Neid ETF on ka kahte sorti olemas, et osad ETF-id on, see sõna on physically backed, et nad on füüsiliselt tagatud ja teised on, et nad on füüsiliselt tagamata ETF-id. Et kui on füüsiliselt tagatud ETF-id, siis see põhimõtteliselt tähendabki seda, kui sa lähed oma investeerimisplatvormil seda osakut ostma, siis seal suures seifis on selle müüjal on suur riiuli täis kulda ja siis ta võtab ühe selle, kirjutab, et näed, siit on üks mõtteline osa on Veiko oma, paneb postiti peale, see on nüüd sinu oma. Ja kui sa siis otsustad müüa, siis ta võtab selle sildikes ära ja ostab selle sult tagasi. Ja üldiselt me oleme otsustanud niimoodi kuidagi kollektiivselt, et London on nagu selline koht, mis jääb alles, eks ju, et on kaua nagu olemas olnud ja siis loodetavasti siis meie kuld on seal kuskil keldris olemas. Põhimõtteliselt nii on, jah. Et aga samal ajal jällegi mõtled, et kui keegi ütleme, et me teeksime uue startupi siin Tallinnas, et teeksime sellise Fort Tallinn, kaevaksime siia kuhugi maa alla, siis arvestades meie geograafilist olukorda, siis võib-olla see ei oleks nagu nii hea nagu koht, kus pakkuda kulla hoiustamisteenust. Ilmselt tead, et maailm ei usuks seda hästi võib-olla, et see nii... Põhimõtteliselt nii ongi, et kohad, kus need on hästi lähevad, on kus on hoiustamiskohad, on Šveitsis, Zürich, Genf, siis Frankfurt, Euroopa keskel, Saksamaa, seal on väga suured kulla sellised hoidlad. USA-s, Fort Knox kõige kuulsam, Londonis on hästi palju, ma tean, need numbrid on hästi, et see ongi, et seda geograafilist usaldust, eks nad müüvadki, et kõik nagu kõikide teenustega, et kuidas me müüme seda, et kas Eesti oskaks seda, et meil ei ole vist sellist nagu riiklikku huvi või et seda sellist kullahoidlat nagu müüma kellegile minna, et millega sa müüd, et sa müüd kas kvaliteediga või hinnaga, et kas me suudame müüa seda mõtet, et Eestis on parem hoida kui Londonis, ilmselt ei suuda, siis peaksime hinnaga müüma ja siis on vaata, meil oli vahepeal, siin oli see Tartu vangla värk on ju, et võib-olla oleks pidanud hoopis sinna kullakange võtma ja siis oleks inimesed jälle tööd saanud ja siis ongi Emajõe Knox või ma ei tea, laskegi teine teeb ära, pigem ei tundu hea plaani. Eks ole, et ega kui on piisavalt head müügimehed, et siis eks midagi saab ikka teha, et ilmselt kui keegi tehaks siin Eesti Pangal on ju siin kindlasti turvalised ruumid Tallinnas olemas, et kui neil mingi regionaalne keskus selline. Et Eestil oli kunagi kullavarud, ütlesid seal vist Eesti Panga hoidlates, aga see mingil ajal likvideeriti ära. No võtta, seda ma ei tea.
ma tean küll, ma tean seda meest, kes Eesti Pangas nagu selle kuidagi selle turvalisusega tegeleb, et äkki peaks, ma ei tea, kas ta tahaks tulla rääkima, ei, ta vist ei taha tulla. Ta vist ei taha sulle rääkida, kuidas see ta võib rääkida niisama maast ja ilmast, aga mitte nendest küsimustest. Aga seda, et kas nagu pangad tahaksid hoida kellegi eest kulda, et see sõltub väga tugev, see on selline nagu suhteliselt nagu kas poliitiline või meelevaldne otsus, et kas seda tehakse, et Eestis seda ei tehta, aga on olemas riike, kus seda tehakse, et osades riikides ma tean, et on isegi, kuna pankadel on mingid likviidsusnõuded, mida nad peavad, kui neil on klientide raha enda käes hoiul ja nad peavad hoidma seda ülilikviidsetes varades, siis osades riikides on lubatud seda isegi kullas hoida. Ja siis nad hoiavadki seda füüsilises kullas. Ja kuld on ülilikviidne vara, et sa saad seda igal hetkel realiseerida, eks ju. Täpselt nii. Nii, aga läheme selle kullaringluse juurde veel tagasi, et kui meil teeme selliseid väikeseid ekskursse kogu aeg igale poole, aga räägi edasi. Et põhimõtteliselt mis me jõudsime, et see kuld ta liigub siis sealt tehastest, kes siis on need riiklikud rahapajad või siis need Šveitsi plaaditootjad või sellised, see on suhteliselt selline reguleeritud turg, et kuna on atraktiivne toota sellist plaatist, on suhteliselt selline kinnine nagu tsunfti turg, et seal on olemas selline katuseorganisatsioon kogu sellel kulla maailmal. Selle on lühend LBMA, mis tähendab siis London Bullion Market Association. Mis see? Bullion. See on nagu puljong või? Bullion on selline ingliskeelne sõna, mis on nagu selline katussõna väärismetallist müntidele ja plaatidele. Vaata, okei. Et seda võib kasutada nii plaatide, müntide, nii kulla kui hõbeda, plaatina, pallaadiumi kõige kohta. Et, ja siis see on selline katuseorganisatsioon, et see neid tootjaid põhimõtteliselt, et kui tootja tahab selle katuseorganisatsiooni sertifikaati saada, siis ta peab vastama mingitele kindlatele nõudmistele, ta peab omama poliise selle kohta, et ei kasutada orjatööjõudu, nad uurivad, et sa oled 100% kindel, kust see tsirkuleeriv kuld sinu juurde jõuab põhimõtteliselt. Et meie kogu aeg, meie kasutame ja teeme koostööd ainult selliste tootjatega, kes on seal selle LBMA sertifitseeritud siis. Ja need tootjad on maailmas mõnisada tegelikult. Peamised kohad, kus on need riiklikud rahapajad, millest me enne rääkisime, pluss siis on selliseid plaaditootjad, kes asuvad igal pool maailmas laiali, neid meie töötame Šveitsi tootjatega, sest ajalooliselt tundub nagu, et Šveits on selline koht vist, kus tuleb usaldusväärne ja hea kuld. Ja kui see siis sealt nendest tehastest ta tuleb selliste turvaautodega, tuleb siia meie poodidesse, siis ta istub seal leti peal, saab tulla, võtad oma raha näppu või teed ülekande ja ostad ära, paned taskusse, viid koju ja siis vaatad, mis selle hinnaga põhimõtteliselt juhtub. Aga see, et meie juurde tuleb investeerimiskujult, see on nagu üks ainult võimalik teekond, tal ta võib samamoodi läheb ta juveliiri juurde, tehakse sellest uus kaelakett, kaelakett läheb poodi müügile, poes ostad oma tüdruksõbrale selle kingituseks, naisele kingituseks, ta kannab seda, on ilus, kett jääb vanaks, läheb katki, läheb uuele ringile põhimõtteliselt. Sulatad ümber jälle ja siis juveliir teeb uuesti jälle mingi asja. Juveliir teeb uuesti mingi asja. Teine võimalus läheb, ma ei tea, mingi tehnoloogia sees on mingi mobiiltelefonides, igal pool on mingi väike osa kulda, tehakse ka, töödeldakse ümber, läheb uuesti ringlusesse tagasi. Kuldplaat või kuldmünt ostad endale, paned omale kodus seifi või matad õunapuu alla või kuhu sa paned selle, lähed
mingil hetkel tahad seda maha müüa, tahad mingit endale uut korterit või maja osta või tahad oma koolilõpu kingituse eest ümber maailma reisile minna näiteks, lähed selle ärimehe juurde, müüd maha, see läheb uuesti ringile, kas müüakse kellegi teisele või saadetakse sinna uuesti sulatusse ja läheb uuele ringile. Selline küsimus tekkis, et kas kulda näiteks pangad võtavad ka tagatisena? Mingi, ütleme, võtad, lähed ostad korteri ja siis aga vaatad, et ai, et sulle ei tule siin, ma ei tea, mingi öeldakse, et ma ei tea, palk ei tule piisavalt välja. Ja siis paned niisuguse 12 kilo paned laua peale, et aga mul on see, et mul selle, või lisatagatist on vaja, paned nagu, et mul niisugune asi on. Mis te sellest arvate? See on kusjuures, see on väga hea mõte ja nad minu teada Eestis pangad ei võta seda tagatisena, aga see on hea mõte, sellise toote peaks ka Eestis välja tooma. Mul tuli veel paar head mõtet, ma ei taha neid eetris ära öelda kohe kõike, mul oli mitu head mõtet praegu. No paneme mikrofonid kinni, pärast räägime sellest, jah. Aga jah, selles mõttes, et kulatagatised laen mujal maailmas nagu tegelikult tehakse, see on täitsa standardne äri. Eestis tead, ma ei julge öelda, et ei tehta, võib-olla on sellised väiksemad ettevõtted, kes teevad seda, ma ei tea, et pangad seda 100% teeks. Sest et ma olen siin kuulnud, et inimesed mingisugustel põhjustel, ma ei tea, mis iganes, tegelikult on ka see, et inimesed on tahtnud midagi finantseerida, on ju, kas või mingisuguse auto ostu. Ja siis on see, et neil on olemas võib-olla isegi nii palju raha, et nad saavad selle auto kohe korraga välja osta. Aga see kuidagi üldse ei tundu nagu mõistliku finantseerimismõttena. Et kui sul on võimalik saada ikkagi mingisugust seda järelmaksu ja tegelikult sa ise, ütleme ise seda, ütleme, et mitte raha, eks ju, aga see on võib-olla mingites aktsiates või kus iganes, mingisuguses ETF-is on ju, see raha teenib sul rohkem protsenti, eks ju. Aga siis on jah, et kuidagi on ja inimene muidu kuidagi mõistlikult majandab, eks ju, aga ei saa nagu neid tagatisena kasutada mingit selliseid asju, eks ju, mingit muus nagu vääringus. Ja siis ma mõtlengi, et kuld oleks nagu päris hea, eks ju, et aktsiad on ka siuksed nagu nii ja naa, on ju, nendega vahel läheb hästi, vahel läheb halvasti, tulevad mingid uued uudised, siis toimub mingi suur nagu kukkumine, aga samal ajal kullatükk on, eks ju, sul ikkagi selline mis see oli, see rätsepaõlikond, eks ju. Ja pangal võiks olla ka ju kindlus, et see kullatükk on rätsepaõlikond ka näiteks 5 aasta pärast. Et see on väga hea mõte. Mina olen sellega 100% nõus. Minu teada Eestis vähemalt pangad seda praegu ei tee. Võib-olla üleskutse, et peaks hakkama tegema ja siis, kuule, siis ongi pankadel ikkagi seda vaja, seda Fort Emajõgi või Fort mingisugune õunapuu alune. Põhimõtteliselt küll, jah. Kuskil nad peavad seda hoida, ma ei tea, võib-olla siis rendivad Eesti pangalt, ma ei tea, mingit hoidlat. No Eestis on muidu see sularahakeskus on, kes selle sularaha ringlusega tegeleb. Et ma arvan, et sinna võib kullariiuli ka teha. Et siis ongi, et 5 aastat nii kaua, kui sul on, ma ei tea, see autoliising või mida iganes, et siis see kullatükk on lihtsalt seal hoiul, on ju, sa tead, see on sinu oma, pärast antakse tagasi või siis antakse see et lihtsalt, et sul on see, et on ikka sinu oma, aga istubki seal. Ja pangale maksad oma selle laenu pealt intressi, pank saab ka oma asja kätte. Just, kuule, business plan. Business plan, selles mõttes, et see on tõesti hea mõte, aga seda seni ei ole Eestis tehtud. Ja, Eesti ongi, me kiidame ennast taevani, aga paljudes asjades tegelikult viimasel ajal mulle tundub, et me ei ole üldse mingisugused eesrindlased enam. Aga see selleks. et jah, okei. Aga see kõik on väga huvitav. Ja siis ma mõtlesin veel, et kas me peaksime veel natuke rääkima mingisugusest varadest, võib-olla on tegelikult see on vist arusaadav juba, et kuidas üks asi, mis ma saateks natuke valmistusin ette ka, siis siis ma vaatasin seda, kuidas need kuld on nii-öelda maksevahendina olnud käibel ja kuidas siis oli need kullast nagu lahti ütlemised, et oli see vist
Bretton Woodsi süsteem, mis see oli nüüd, ma ei oska seda, ma jälle vabandan, kui mingi tark inimene kuulab seda, et siis ma ei oska seda hästi lahti seletada. Ja siis oli Nixon siis Vietnami sõja ajal sidus nii-öelda ajutiselt dollari lahti kullast. Bretton Woods oli see, et hakati tagama siis selle USA dollariga kõiki teisi rahasid, nagu ma aru saan. Et see sai nagu kullad standardiks. Aga samal ajal oli see, et USA oli andnud lubaduse, et $1 on väärt nii palju kulda. Ja siis nad hakkasid, siis asi läks käest ära. Aga mis sealt nagu välja tuleb, või mis mulle tundub, siis on, et sõdade puhul on alati see, et sõjad põhjustavad selle olukorra, kus valitsejad peavad siis sõdu pidama, raha ei ole, ja siis nagu hakatakse nagu meeletult raha juurde trükkima. Ja praegu me oleme, mulle tundub, et samas ajas. Et me siin naabergaraaži meestega oleme vaatanud siin ka, et mis siin kaitsetööstuse aktsiad teevad, eks ju, ja päris huvitav on olnud. Ja siis ja siis järgid seda uudistevoogu ka, eks ju, et siis kuidas meil oli siin, et Ursula von der Leyen ütles, et ma ei tea, mingi 500 miljardit ja 800 miljardit või ma ei tea, kui palju, et siis Euroopa riigid võivad, ma saan aru, võtta vist laenu ja hälbida sellest tasakaalu põhimõttest, on ju. Ja nad võivad oma eelarved rohkem miinusesse lasta kui tavalised Euroopa Liidu nõuded. Ja siis ongi, et aga kus see siis kõik tuleb, on see ikkagi nagu rahatrükk, eks ju, et raha trükitakse juurde ja nii on, eks ju, ja siis lõpuks ongi see tänane mingi 3-eurone pirukas, on ju. Nüüd on 3 eurot. Nüüd on 3 eurot ja siis ma ei tea, 10 või 15 aasta või 20 aasta pärast nagu imestad, et jumal, see piruka 3 euroga, kujuta üldse ette, et nii väike raha oli olemas. Ja, eks ta ole, et nagu ma ütlesin, kui oli, et see raha kullaga tagamine põhimõtteliselt ju seda tähendaski, et kui sul on $1 münt, siis $1 münt tähendab seda, et seal on mingi gramm kulda ja seda ja nii on, et selleks, et raha juurde trükkida, sul on rohkem kulda vaja põhimõtteliselt. Ja tähendab sõna otseses mõttes ja kui esialgu sa tahtsid sõja ajal raha juurde saada ja sul kulda ei olnud väärtust juurde tekitatud, siis sa hakkasidki vaskeli saama, tegid nii, et sul raha tekkis nagu rohkem münte, aga see üks münt oli siis tegelikult kulla mõttes vähem raha väärt. Nüüd kui see Nixon ühendas selle USA kulla standardist lahti. Kusjuures ajutiselt. No, siiamaani ei ole veel taastatud, eks ju. Jah, siiamaani Donald Trump vist ütles, et ta korra mainis, et tema kavatseb selle tagasi tuua. No väga hea, tubli. Aga vähemalt ta mõtleb selliste asjade peale. Ma arvan, et vahepealsed inimesed üldse ei mõelnud, või tundub sihukest asja. Ma ei tea, võib-olla mõtlesid ka. Ühesõnaga, mul tunne sinna poliitikasse. Ei, ärme lähme sinna, see on libe tee. Libe tee väga, aga et eks see Nixon tegi ka selleks, et sõda põhimõtteliselt rahastada. Just. Et sõda rahastada, see on lihtne raha juurde trükkida seda, et kuna USA dollar on praegu nii-öelda reservvaluuta, mis siis see süsteem, mida sa ütlesid, et kõik ülejäänud kasutavad teda nagu tagavarana, et siis et kuna see on kullast nagu lahti ühendatud, siis kui USA-l ei ole võimalik järelikult pankrotti minna, kui tal on üksinda või seda juurde trükkida. Et eks selle tõttu ilmselt et sellest nagu eemale saada, et ilmselt sellepärast ongi tema geopoliitilised need vastandjõud, kes tal need suured on, ehk siis Venemaa ja Hiina, et nende keskvalitsused on, kui vaadata neid kulla kokkuostu statistikat viimastel aastatel, need ostud, et need on kõige suuremad kokkuostjad. Et ennast siis, et neil oleks võimu ja jõudu siis sellest dollarist nagu lahti saada põhimõtteliselt. Vaata, kui heasse kohta me välja jõudsime praegu. Selline tunne, et me nagu lahendasimegi maailma, ütleme,
ära. see oleks see vaid nii lihtne, et noh, see on üks teooria, mille pärast seda nagu otsitakse, et noh, me oleme praegusel ajal on ju seda näha ka, et kui sa muidu standard on olnud see, et Euroopas kui sa tahad oma raha hästi kindlasse kohta parkida, siis sa Euroopas ostavad Saksa riigi võlakirju või maailmas ostavad USA riigi võlakirju ja siis sa saad sealt mingi protsendi ja siis sa tunned ennast suhteliselt nagu hästi ja kindlalt. Noh, siis vist ongi, et kui Hiinal on huvi mitte inimestel lubada USA või dollariga seotud varasid osta, siis inimesed otsivad alternatiive, siis eraisikud ka seal ostavad, neil ei ole vist, seal on mingi piirangud sellele, et USA riigi võlakirju osta, siis selle asemel ostetakse siis kulda. Aga teisest küljest ma just mõtlen nagu sellise lihtsa inimese seisukohalt, et noh, et mina ei tea, et ütleme, kust ma neid võlakirju nüüd siin ostan, on ju, aga kulda saan osta Kristiine keskusest. Saad osta Kristiine keskusest põhimõtteliselt, jah. Et ta on suhteliselt nagu ma ütlen, et ta on nagu hea asi, miks nagu mulle endale meeldib, et kui mina sain ka 18 aastaks, mina ei teadnud rahast, nagu sa ise ütlesid, et sina ei teadnud rahast mitte midagi, ma ei teadnud ka rahast mitte midagi. Et kas ma oskasin seda võtta, et ma võtan endale mingi graafiku ette, kuidas liiguvad, ma ei tea, keskpankade intressimäärad või et kus see Microsofti aktsia läheb või SP500 või... No, ma ei tea, mul oli hormoonidega nii palju tegemist ka, et mul oli igasugused muud huvid olid tol hetkel. No sama, jah. Aga et see, et sa ostad endal mingi kuldasja, see on silma alt ära, paned kuhugi ära ja siis ta tegelikult, kuna ta on sul endal ikkagi mingi, saad sinna ikkagi päris suure koguse raha sisse pannud, siis nagu ikka vaatad, vahepealgi kas või vaatad, et palju see on ja sa ei pea nagu mingid, ta ei küsi mingid valitsemistasu näiteks, et kui sa ostad mingid fondis tavaliselt mingid valitsemistasud ja sellised asjad, see on lihtsalt sul kodus et sa ei pea seal nagu neid pensionifondide haldustasusid kinni maksta või? Jah, põhimõtteliselt, aga noh, et ma ei tea, see on ka selles mõttes, et ta nagu kogu see on see, et see kogu raha ei tasu nagunii sellesse panna, et sa sellega nagu rikkaks ei saa, aga see on selline nagu, ma ütleks, et pigem selline nagu 10-15% hoiad sellest, sellepärast, et juhuks midagi, kui muud asjad lähevad halvasti, siis see peaks nagu vastupidi tegutsema. Muidu loodad ikka, et enamus elust läheb ikka paremaks kogu aeg. No seda tahaks loota, jah, aga siis mingi hetk hakkad saama vanemaks ja haigemaks. Või ühesõnaga nautige need, kellel kõik hästi on. Aga samas mõtlesin ka seda, et nüüd jälle nagu lapsevanema positsioonist on, ja sellest me korra rääkisime ka, et ongi, et kui sa vaatad nagu ka pikemas ajas ja noh, niimoodi, et eesmärk ei ole saada mitte rikkaks või noh, võiks olla, eks ju, aga et nagu kiiresti rikastuda, vaid pigem nagu noh, hoidagi mingisugust nagu kindlat asja ka oma, et kui lapsed saavad nagu, ma ei tea, täisealiseks või mis iganes, et siis on midagi nagu olemas, et noh, üks variant ongi kuskile mingi aktsiate ja mingite asjadega toimetada, eks ju, teha neid igasugu fonde, mida on pakutakse, eks ju, igasuguseid erinevaid võimalusi ka, aga siis kuld ongi nagu ka tegelikult nagu väga hea asi, mis nagu pikaajaliselt oleks nagu olemas. Ja sa saad nagu vähehaaval ka juurde osta, kui tahad. Ilmselt saad siis nagu, ütleme, oled mingid liiga pisikesi asju ostnud, 5 aasta pärast on kogunenud juba 5 pisikest asju, saad osta nad, ma ei tea, poiss saab minna sinna Kristiine keskusesse, vahetada mingi suurema asja vastu, mis nagu on ilusam, ägedam, ma ei tea. Ja põhimõtteliselt et see nagu oleneb, kui palju sul seda võimalust on teha. Minu arust nagu minu enda peas on selline mõte, et mina oma lapse ostan 1 untsi kulda aastas, kui ta saab täisealiseks, siis tal on 18 untsi ja see peaks olema korteri sissemaksis. Kuule, see on küll jälle jumala hea asi, 18
ehk siis see on, ütleme niimoodi, et roughly 18 Tallinna keskmist palka või 18 Rätsepa ülikonda. Yeah. Ja kus iga aasta, võttes lapsevanematele super mõte, mida nagu kinkida lapsele. Aga noh, see on päris selline ambitsioonikas, et see ei pea olema nii suur, see on nagu päris... See võib olla ka, jaa, just. No lapsed tahavad igasugu muid asju ka, eks ju, mingid, ma ei tea, PlayStationeid ja igast jama on ju, mis läheb umbes 5 aastaga, muutub põhimõtteliselt elektroonika prügiks, eks ju. Jah, seda küll. Et see on ka veel värk. Aga jah, et see on selline nagu nagu selline super ambitsioonikas plaan ja siis sellest siis, kui sa tahad, siis nagu annad nagu kaasavara ära. Aga noh, ükskõik, mis see number, see võib, et aasta peale mõnisada eurot kas võib panna, et see nagu, et kuna ta üle pika perioodi nagu suhteliselt stabiilselt tõuseb ja kui sa ei tea, sa ei tea nagu ma ei tea, piisavalt palju turgudest, et endale mingit moodsat krüptot osta, siis on see nagu lihtne koht, kus tulla. Ei, see oli hea, et sa ütled moodsat krüptot, sellepärast, et alati on see, et on mingi, alati on iga päev tuleb mingi veel moodsam krüpto. Nagu, ma ei ole kunagi krüptoga tegelenud, aga mind kuidagi nagu pelutab see, et ma ei näe selles mingisugust päris asja. Aga noh, samas on jällegi, noh, ei saa öelda, et mõned on päris rikkaks saanud. Üks siin sõidab linna pealgi ringi, mingi krüpto 1 on autonumber või midagi sellist. Pole näinud. No võt, mingi plastu olla. Ega ma ka ei tea, kes see on, aga ma lihtsalt nagu vaadanud, et siis mõtlesin, et huvitav, et millega ta rikkaks sai. Et ilmselt mitte kartulimüügiga või midagi, kartuli kasvatamisega, et tundub selle numbri järgi. Ilmselt mitte, jah. Et eks seal nagu sarnasus ei ole, et nad, sõna kaevandama kasutatakse mõlema asja puhul, et ühe puhul lihtsalt hekseldatakse maapinda läbi, teise puhul hekseldatakse neid SHA-hash'e läbi. Jaa. Kuule, aga väga tore. Kui hakata kokku võtma, et siis kas sul on endal, äkki on sul mingid mõtted, mul on mitu mõtet, mis ma tahaks nagu kaasa võtta siit, aga kas sul on endal mingid asju, mida sa arvad, et tegelikult peaks veel nagu mainima, et meil nagu tagumist aega ei ole, eks ju, aga et mis on nagu oluline öelda selle kulla ja ma ei oskagi öelda, sellise finantsilise väärtuse hoidmise valdkonnast. Jah, et ega ma liiga palju, et kullaärimees ütleb alati, et tuleb kulda osta, et see disclaimer on mul alati küljes. No aga sa minu arust müüsid, ma ei tea, mulle müüsid küll maha selle mõtte, mul ei ole üldse kulda kuskil, et ma ei ole ostnud siiamaani kulda, aga ma praegu hakkasin tõsiselt mõtlema. Aga, et selles mõttes, et ta on, et see on selline teema, mida saab alustada väga lihtsalt ja sa saad sellega minna väga-väga sügavale ja väga-väga keeruliseks, et ma ise, muidugi mina pean soovitama kõigile hästi palju seda osta ja sellega tegeleda, aga päriselus ma tegelikult nagu soovitan, et mingi osa võiks see nagu enda nagu distsipliini hoidmiseks võiks seda nagu olla, et seda ei pea palju olema, lihtsalt, et sa hoiad mingit asja, mis sa hoiad, muidu hoiad raha, hoiad omal mingi pangakontol või hoiad kodus sularaha, hoiaga kodus natukene sellist asja, millel on lootust, et selle hind läheb üles pikas perspektiivis. Et kui keegi tahab muidugi ma võin sellest teemast nagu ööd ja päevad lõpuni rääkima jääda. Et ta on huvitav varaklass, see on üks paljudest varaklassidest, et oma nagu positsiooni ajutada, et seda mingi osa võiks selles olla. Ja me sellesse kohta üldse ei läinud, mis on võib-olla täitsa huvitav teema, millest ma võib-olla annan mõtte kaasa enne, võib-olla isegi räägime. Et kuna tegemist on väga paljude inimeste jaoks tundmatu teemaga, siis on selliseid petuasju ja kohti, kus inimesed tahavad teisi inimesi ära kasutada. Selliseid teemasid me näeme ka päris palju, et kullaga seoses siis. See on, eks see ole kogu seda on kõige finantsiga seoses, seda praegu käib see mingi haigekassa, mingi telefonikõned käivad umbes mingi pettuse, aga kullaga seoses me näeme ka seda päris palju, et inimestele
tullakse täitsa ulmeliste skeemidega, helistatakse, räägitakse siukesed lood kokku ja inimesed annavad oma raha ära, et see on selline koht, kus tasub hästi-hästi ettevaatlik olla, et kui tekib huvi, et osta, siis et kuna see hind, et inimesed on harjunud minema poodi ja küsima, et kuskil on hullud päevad ja on 50% allahindlust, et kui sa näed näiteks kulla puhul sellist pakkumist, et on 50% allahindlus, siis see on 90%, see on 100%, 99,99% tõenäosusega on tegemist millegi ebaausaga, sellepärast et see ükski inimene, kes selle varaklassiga päriselt tegema, ükski asi ei anta alla turuhinna ära ja kui keegi sulle ütleb, et näed, et siit sa saad asju pool odavamalt võrreldes mingi sellise pikaajalise poega, siis peaks minema punane lipuke püsti kuskil. Müüakse sulle plastmassi. Müüakse plastmassi. eBay's müüakse neid võltsplaate seal Temus, AliExpressis, mis need kõik... Eriti odav kuld. Eriti odav kuld. Mul Londonis päris palju inimesed astuvad uksest sisse, et näed, ma sain, mul on siin hea toode ja siis me testime, paneme oma sellesse testimismasinasse ja tuleb vastu, et tegemist on epoksiidiga, plastmassiga. Sellised asjad on ka. Vaat ja siin tõesti me ei rääkinud. Ja neid, mida me näeme ka selliseid lähenemisi, kus inimestele helistatakse ilma mingi põhjuseta, helistatakse, et tere, me helistame teile politseist ja meile on jõudnud informatsioon, et teie pangas on kuritegelik töötaja, teie pangakontol on kogu raha on väga ohus. Ja ma olen ka lugenud ja ma ise olen ka mõned kõnet saanud, aga ma kuidagi saan neist, siiamaani olen kõigest aru saanud vähemalt. Seni oled aru saanud? Seni olen aru saanud, fingers crossed. Ja fingers crossed, absoluutselt, aga sihivad vanemaid inimesi sellega ja neid õpetavad sind kogu süsteemi võtma. Meil on ka nagu hästi palju turvakontrolle selle koha pealt, et kui inimene tuleb, kusjuures see on, ütleme, Ühendkuningriigis on see palju suurem probleem kui Eestis veel. Jääme lootma, et nii jääbki, aga inimesed usuvad seda juttu nii palju, usuvad seda, et kontol on, et pangast töötab kuritegelik inimene ja et ainukene võimalus raha saada on raha turvalisena hoida on osta kulda ja siis see sama politseinik helistab, et ta tuleb, korjab selle asitõenditeks ära. Ma ikkagi ei saa aru, et kuidas saab nii rumal olla, aga võib-olla on inimesed kunagi ei tea, mis muud mõtted on peas ja siis võib-olla, ma ei tea, kuidagi pole raha piisavalt ja siis üritad haarata mingit võimalustest või midagi sellist. Eks need petturid töötavad kas hirmu või ahnuse pealt ja me oleme neid, just see on UK teema on see pigem rohkem, kus on nagu inimeste hirmude peal nagu proovitakse mängida, et aga see on nagu päris hea asi, et üks asi, kus sa mängisid ka hirmu peale ja mulle tegelikult see väga meeldis on see, sa ütlesid, et Ida-Euroopas on see kuld kuidagi nagu kõvem teema või sa ütlesid kuidagi niimoodi, et põhimõtteliselt, et sa rääkisid sellest hirmust, et keegi tuleb jälle ja sa pead ära minema, ja vahet selle taskusse. Ja tegelikult see on nagu, ma arvan, päris nagu hea argument, eriti sellises sõjahirmus on ju, et ja samal ajal on see, et kui see on päris kuld, mis ei ole see mingi demukuld, eks ju, et siis on see ju päris, miks mitte siis osta ikkagi. Absoluutselt. Et sellega ma nagu tahaks kindlasti nagu ettevaatusele natukene, et hoiatada seda, et kui nüüd tekib suur mõte, et nüüd ma hakkan kuld ostma kõvasti kokku, et siis nagu
kui mingi asi tundub liiga hea, mingi pakkumine on liiga hea, et tõsi ole, siis ta enamasti nagu on, et aga noh, ma ütlen, et turul on väga palju kogu maailmas on turul hästi palju tegijaid, kes on teinud seda aastasadu, põhimõtteliselt aastakümneid, et siis nagu sellega on nagu okei. Nojah, samal ajal on jällegi mõtled, et võib-olla keegi räägib sükest juttu, et meil on siin uus startup, on ju, et seda ega on ju, Londonis on ka Wise ja teised, eks ju, et selles nii-öelda, kuidas ma ütlen, selles pangandusmaailma on need, kuidas see oli see sõna, aga et see termin, et mis nad on seal need mingid, põhimõtteliselt mingisugused panga startupid või mis mingi rahadega tegelevad erinevad asjad, on ju. Ja siis nemad ütlevad ka, noh, ma saan aru, et nad tegelevad, nad on täiesti legaalsed ja kõik on väga hästi, aga samal ajal võib ka kulla kohta tulla keegi öelda, et meil on praegu, sellepärast, et me tulime turule just, on ju, investorid on pannud nii palju raha ja siis me müümegi nüüd -30% teile. Ja et see on kuidagi mingi market disruptor või midagi sellist, eks ju. Ja siis hakkad mõtlema selle peale, võib-olla tõesti, et võib-olla on mingisugune marketingi värk ja see ongi hea hinnaga. Aga pärast on ikkagi see, et aga see on epoksiidvaik. Ja et ma arvan, et see likviidsus on hea sõna, mis kirjeldaks seda väga hästi, et nad siis üritaksid müüa mingit vara, kui tavaliselt tehakse -30%, tehakse mingitele, et sa ostad mingil platvormil mingit aktsiat, aga nad müüvad siis tootena iseennast, mis on et enda teenust, mis on suhteliselt mittelikviidne vara, et seda liigutada ühest potist teise kallata, siis see ei voola nii hästi, ei ole nii likviidne. Aga kuna kuld on nii likviidne, siis põhimõtteliselt, kui tekib selline koht, et keegi müüb 30% alla turu, siis see turg on nii suur ja likviidne, et see pott voolab kohe tühjaks ja voolab väga tühjaks. Ja et ühelgi startupil pole nii palju raha, et kullaturgu üksinda ära muuta. Et kui me ütlesime, ja ma arvan ka, et ei ole. Et maailmas on 200 000 tonni ja ühe arvutuse lihtsustamiseks kilo kulda maksab 100 000 eurot. See tähendab siis, et tonn maksab 100 miljonit. Need numbrid lähevad sellisteks, mida need ei ole enam kirjutad seina nulle täis, aga ikka tuleb seinast puudu. Jah, põhimõtteliselt, et ma isegi ei tea, kas seal on triljonid või mis sealt edasi lähevad. Et sellega, on olemas kohti, kus vahepeal tehakse vigu. Ma olen ka, kui kulla hind väga järsult tõusis, ma ostsin ka siis Eesti Post müüb Eesti Panga välja antud kuldmünti, siis ma olen vahepeal, nad ei jõudnud hindu piisavalt kiiresti uuendada ja siis ostsin ka, et sain 5 eurot alla turuhinna, sain Eesti Panga münti ostetud. Siis jah, et jooksed sealt ühelt poolt teisele poole, sealt Kristiine keskusest, võtad kiirelt mündid ära. Põhimõtteliselt on olnud hetki, kui kulla hind on väga järsult tõusnud, siis seda on saanud teha. No jaa, aga siis on see, et seda saavadki teha need inimesed, kes päev otsa seda kulla ekraani vaatavad. Et muidu, kui sa ise oma asju ajad, siis nagu, ma ei tea, kus sa sellele pihta saad. Ja see ongi, et see pott saab väga kiiresti tühjaks, kuna tegemist on likviidse varaga, et ega seal Eesti Posti poesi müüdas tonnide kaudu seda kulda, et sealt saad 3 münti saab osta. Nojah. Ja väga tore. Aga ma ei tea, paar asja, mis mul ikkagi nagu väga meeldisid, minu arust oli hästi, hästi hea oli see Rätsepa ülikonna võrdlus. Ja seda on lihtne seostada siis täna umbes keskmise palgaga ja siis see, et seda kulda saab kergesti taskusse panna ja minna näiteks kuskile, kui hädamajas on, siis kuhugi ja vahetada ta uuesti rahaks. Ja siis on tähtis asi on ka see lastele mõtlemise asi, et tegelikult jah, et mida see, et selleks, et ikkagi tegeleda mingite aktsiate ja asjadega, sa pead nagu kuidagi süvenema, sul peavad olema mingisugused platvormid või siis keegi pakub sulle mingit teenust. Ja need teenused on ka, et pangad on tegelikult ju teinud mingisugused sellised
pakendanud oma selle, et sinult nagu seda raha endale kätte saada ja siis nad kuidagi annavad sulle midagi nagu vastu ka. Aga et kui palju ja kas ja ühesõnaga, et ikkagi see kuld on nagu kuidagi kindlam asi pikas vaates. Arvutavasti. Tore, et midagi kasu oli. Ja ei, väga, mina sain kohe sain, ma ütleks, et kulla usku, aga nagu sa ütlesid ka, et mingi 10-15%, või ühesõnaga, et see varaklass võiks olla sellise vastutustundliku inimese portfellis mingisugusel määral nagu esindatud, et kaitsta ennast mingite suuremate kataklüsmide vastu. Absoluutselt. See on nagu see, mida me proovime rääkida. Jaa. Kuule, aga väga tore. Aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Ja siis, ma ei tea, näeme. Ja siis me räägime veel paarist mõttest, mida ma ei tahtnud eetris öelda, mis teil head mõtted, me räägime veel edasi. Ja me teeme selle suure startupi siin eetriväliselt teeme ära. Ja varsti kui hakatakse kaevama suurt auku kuhugi, siis teate, mis see on. Super. Okei, teeme nii, aitäh. Aitäh sulle.